Hommikut! Mulle meeldib alati hommikut kõikidele soovida terve päeva jooksul, sest et hommik on minu jaoks alati päeva kõige ilusam osa. Keegi pole suutnud veel päeva pekki keerata, et reeglina need mured hakkavad siis pihta, kui sa esimese telefonikõne või meili saad. Mulle meeldib, kuidas noores mehes on entusiasmi, et esiteks 2 korda valetas ta juba selle väikse sissejuhatuse juures. Et ta nagu loodab, et pärast minu kõnet jääb veel küsimusteks aega. Sa ei ole mind laval varem näinud, et sellega tavaliselt ajaga alati lõhki läinud. Teine asi, 30 aastat pole ma sugugi mitte põllumees olnud, jällegi, vaid põllumajandusega seotud tõesti, 31 aastat juba saab sellest hetkest, kui taimekaitsega sai hakatud tegelema 94. aastal, nii et esimesi kõiki neid inimesi, kes siin saali on, mitte kõiki päris, aga väga paljusid ma olen näinud siia alale tulemas ja minemas, nii et midagi ikka selle aja jooksul näinud. Aga täna ma teen nagu ettekande 2 osas. See tähendab seda, et pool aega ma olen selle lava poolel ja pool aega ma olen seal. Et kuna ma olen nii-öelda 2 rollis, võiks öelda mingil määral siin, et üks roll on siis see, mida ka sissejuhatuses öeldi, ehk siis EDA, MTÜ on selle asja nimi, mittetulundusühik, Eesti digitaalagronoomia. Ja kuna ma juhuslikult olen sinna teatud asjad sattunud juhatuse liikmeks, siis ma olen seda Eesti digitaliseerimisprogrammi siin viimased 2 aastat vedanud ja aidanud paari mehega koostöös seda teha. Ja teine pool võib-olla siis see Jaara pool, mis tõesti maailma suurim väetise tootja ja kelle juhatajana ma Eestis olen juba viimased peaaegu 9 aastat teinud, siis ma olen sinnapoole ja siis räägime sellest, mis väetistega maailma turul sünnib ja piltidega üldse. Aga lähme liikvele, et nagu ma lubasin, et ma panen siia mõned asjad kokku, et näidata selle ära, mida me siiamaale oleme teinud või mida ka tegemata jätnud ja kuhu me edasi plaanime minna, et see on võib-olla kõige olulisem. Panime sükse ilusa kena lause ka siia ja muideks see oli vist esimest korda, kui üldse mitte minu initsiatiivil, sest et ma olen ise alati öelnud selle peale, et täiesti mõttetu vend on pandud Eesti digitaalse agronoomia projekti vedama, seepärast et kõik, mis on tulnud pärast telefaksi ja minu jaoks juba võõras. Aga kahtlemata ma olen nagu olnud sunnitud need asjad ära õppima ja see oli esimest korda, kus me kasutasime Aivarit. Meie kutsusime see AI on nagu ilus Eesti nimi, et Artificial Intelligent. Aivar on palju kodusem. Ja Aivar pani meile üks ilusa kena lause kokku ja me pärast siis selle meestega seltskonnaga, kes me seal koos istusime ja mõtlesime, et me oleks tõenäoliselt võib-olla pool õhtut võinud seal õlut juua ja ei oleks nagu paremat lauset suutnud kokku panna, et tegelikult iseloomustab päris ilusti ära. Aga ma arvan, et need kaubamärgid, mis seal all on, ei vaja teile tutvustamist, vähemalt põllumeestele enamusel on nad ikkagi tuttavad, et tegemist on suurte lääne korporatsioonidega. Kahtlemata ka Jaara sellesse punti kuulub, kuna meil on siin 17 000 töötajat, et siis vist võib öelda, et ma olen üks nendest pisikestest seal. Aga mis me siis teinud oleme? Me siis kõigepealt me loomulikult tutvustasime seda projekti ja mul on hea meel öelda, et see ei ole läinud tähelepanuta ja siin ministeerium, PRIA, mitmed ametkonnad ja põllumehed ise on märganud seda, millega me oleme tegelenud ja kuhu me tahaksime jõuda. Et ma julgen öelda niimoodi, et digitaalsest arengust põllumajandust ei ole üldse mitte vähe räägitud viimase 2 aasta jooksul. Enne seda oli ta siuke suhteliselt ikkagi võib öelda, ma ei ütleks, et varjusurmas, aga temaga lihtsalt keegi ei tegelenud. Ja me valisime ka projektijuhi esimese, kes siis tegi meil 24 aasta kevadel sellise küsitluse, kus me saime paarisaja Eesti põllumehe käest vastuseid. Ma just mõtlesin täna selle numbri peale, kes siin esimesena ettekanne oli kommunikatsioonijuht, et kus oli 71,9%. PRIA siis positiivsuse indeks, mõtlesin, et püha taevas küll, et kuidas saaks Eesti valimised või mingi muud siukse protsendini välja, et tavaliselt need vastamised jäävad sinna kuskil 50% kanti, et see on ikka väga hea tulemas, ma ei usu, et nagu võib-olla politseile Päästeametil on see natukene institutsioonidest parem see indeks, et PRIA võib ikka endale nagu rusikaga vastu rindu taguda, et ei ole ta nii kehvakesed midagi. Aga Tarmo pani selle kokku selle lahenduse ja me oleme neid tutvustanud, neid tulemusi ka. Ma ei hakka neid täna siin üle käimas, see on oma ettekanne. Aga jah, kahjuks sai kaante vahele ja siis mehel sai ka aur otsa, nii et mingil hetkel 25. aastal me vahetult jaanuaris siis tegime selle otsuse, et me proovime uut projektijuhti hakkama otsima, keda etteruttavalt võin öelda, et otsime siia maale, sest ei ole leidnud seda, keda tahaks. Selle, kelle leidsime, keda tahaks, siis seda ei jõudnud palgata ja nii edasi, et selle koha pealt me ikka jätkame endiselt selle tegevusega. Aga midagi me oleme ikkagi selle ära ka korda saanud, et ma arvan, et see sama, millest ka siin töötoas kõrvale juttu nendest digitaalsetest lahendustest, et see sama RTK piirid, jällegi see real-time kinematic siis satelliidi signaali võimendamine, et oleks võimalikult täpne
et ta oleks 2 sentimeetri täpsusega, et mul nagu õudselt hea meel on selle üle, kui mehed rääkisid, kui venele hakkas nii-öelda satti segama ja ta oma traktoriga läks, et selle järgi, kepsu järgi ma oleks 300 meetrit kõrval, oleks naabrimehe hoovis olnud oma väetsikülvikuga. Et päris nagu pimesi uskuda ei saa, et aeg-ajalt tuleb ikkagi vaadata seda ka, mis päris elus toimub, aga RTK signaali võimendamine tõepoolest seda annaks. Loomulikult seal ei ole väga palju nagu sükest positiivset poolt selle koha pealt öelda, et meil on olemas selline asi nagu Estbos, mis on Eesti siis signaali võimendamine ja sellel on praegusel hetkel 40 jaama ja tõepoolest siin sellel aastal ka pakuti aprillikuust põllumeestele võimalus seda tasuta kasutada testimise korras, aga loomulikult ega seda ei saanud kuidagi pidi hinnata edukaks, sest et kui poole hooaja pealt tuled ja ütled, et kuule, et tule nüüd hüppa minu paati, siis meestel olid juba aastased lepingud sõlmitud ja palju seda kasutamist tegelikult põllumeeste reaalselt oli, seda me vastuseks tagantjärgi ei saanud. Nii palju ütlen, et siin on alati diskussioonid olnud, kuna on ka 3 eravõrgu pakkujad ja nendel kindlasti see jutt ei meeldiks, et kui sellist tasuta signaali pakutakse. Samas Lätis on olemas niisugune asi nagu Latfos, mida maksab nende kaitseministeerium kinni ja põllumeestel on ta tasuta kasutamine. Et mina ütlen niimoodi, et esimene asi, et digitaalseid lahendusi üldse saaks täpselt kasutada, olekski vaja see signaal täpseks saada ja põllupiirid täpseks saada. Et see sama RTK signaalide pool. Ja neid me oleme siin siiski Priaga suutnud koostöös ajada, et sinna maale me oleme jõudnud, et mingi ühine nägemus meil on, et nad võiksid ikkagi mingil hetkel muutuda ülemuslikuks, eks nad joonistatakse üks kord sisse ja nad on konkreetsed ja püsivad. Mitte ei ole nii, et järgmine aasta teeme aerofoto ja metsavari on peal ja nihkus põllupiir 2 meetrit või meeter meelde, siis jälle kirjutame 0,25 hektarit, kogu aeg põllupiirid muutuvad. On täielik jama minu arvates ja see tuleks nagu ära lõpetada võimalikult kiiresti. Ja tõenäoliselt sinna maale me ka liigume. Nagu ma ütlesin seda EDA projektijuhti, et vaatamata sellele, et meil need eraettevõtted siin pundis olid, siis sellel hetkel, kui me saime aru, et sellist meest, keda meil vaja oleks, kellel oleks rahvusvahelist haaret ja suudaks seda asja siin Eestis vedada 120–150 000, et selle raha eest oleks vaja meest ja siis loomulikult tekkis see, et 3 meest ütlesid selle peale, 3 firmat, oi, siis paneme meie ka pillikotti, et enam ei jätka. Aga me ei ole veel, keegi ei ole seda õnneks teinud ja on ka teisi rahastamise allikaid ja ma arvan, ka teisi inimesi. Miks ma seda ütlen, et meil on vaja niisugust head ja rahvusvahelise haardega mees, sest et ega meie 9 ettevõtte juhtkondadega tegelemine pole sugugi kergem teema selleks, et veendada BASF-il või Syngenta või Yara peakontoris digitaalseid osakondi, et see on nüüd see, millesse panustada. Ja Eesti on see pisikene katseturg, kus niisugused asjad võiks läbi suruda. See ei ole kerge töö, aga ma olen alati siia kõrvale toonud selle näite, kui kunagi Nokia oli oma telefonidega, kellest veel mäletavad, nüüd mäletavad enamus kummikuid, eks ole, aga siis olid mobiiltelefonid, siis nende jaoks oli ju Eesti oli selline katseturg, kuhu nad tõid 300 partiilised väikseid telefonipartiisid, 300-sed ja proovisid, kuidas Eesti elanikkond need vastu võtab, kui läks midagi pekki, siis pekki minna oli väikse turu peal, mitte ei mindud Saksamaa või Prantsusmaa turule, kus oleks miljoneid võinud sellega kaotada. Et miks mitte, mida me oleme ka suutnud oma praegusel hetkel nendele ettevõtetele, kes siin juhtgrupis on meil olnud, selgeks teha, meil on suhteliselt väikese arvu põllumeeste peale, me teame, et meil on siin umbes 650 korralikku tootjat, kelle kõiki naisi, lapsi ja koeri me tunneme, et kui me tahaksime väikese numbrite pealt saada suuri hektarite mahte ja proovida lahendusi, millega võib ka eksida, siis selle tulemus on võimalik suhteliselt kiirelt saavutada. Vastupidiselt selle, kui sa lähed kuskile Prantsusmaale ja keerad selle asja korralikult tuksi. Ja me praegusel hetkel, nagu me ütlesime, et me ei ole püssi põõsasse pannud, jätkame. Et ühe asja, millega juba lubasin veksli välja ja ma vaatan, et kalender ikka nii hirmsa kiirusega lendab, et varsti on jõulud käes. Et aasta lõpuks see EDA koduleht vähemalt selles mõttes valmis saada, et oleks seal ühe koha peal lingid nende digitaalsete teenuste kohta, mida juba Eestis pakkuda on. Sest paljusid asju on tegelikult tänasel hetkel juba olemas. Paljusidel asjadel on väikene potentsiaal, mis on kellelgi juba tagakapis olemas ja nad tulevad selle kõigepealt turule, aga veel ei reklaami. Aga põllumees ei pea olema see, kes surfab igaks juhuks kõigi 9 ettevõtte kodulehed läbi, et äkki neil on midagi muud uut juurde tulnud ja midagi sinna tekkinud, et see on täielik nonsense, et selle asja me peaks vähemalt küll kokku saama, et oleks olemas ja siin ühes kohas nad olemas. Ja sinna juurde siis veel ka see, et ühiskondlikus korras me lubame, et me jätkame oma tegutsemist, et need 3 juhatuse liiget, kuna meil on kõigil kahjuks oma põhitööga teha, ehk siis keegi tegeleb väetistega, keegi masinatega, keegi kemikaalidega, taimekaitsega, siis kahjuks see põhitöösse ei mahu. Ühe asja, mille me ka jällegi
tegime ära ja see oli nüüd sellel suvel, ma tean siin põllumehi näen saalis, kellel, ma ei hakka küsima, pange käed püsti, sest ma niikuinii ei näe, valgus on nii silma. Et ma tean, et nad olid sellel põllupäeval ja käisid seal, kus me kuuekesi seda tegime, 5 ettevõtet ja Lääne-Virumaal Tartist on. Ja tegelikult, mille me suutsime ära tõestada ja mida me ka tegime teadlikult selleks, et oma ettevõtetele seda asja nii-öelda ära näidata. Need, kes mäletavad neid ilusaid halle aegu 20 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, kui Eestis olid sellised asjad nagu viljeluspäevad, mäletavad keegi? Jaa, mäletavad. Põllumehel tegelikult väga meeldis, et oli 2 päeva, tuli ühte kohta, kõik firmad olid koos, olid ennast ilusti nööri peale sättinud. Igaüks kiitis oma kaupa ja kes on ilusam ja seksika mu teine. Ja ka põllumehel oli see nii-öelda trikoovoor oli seal kohe olemas, nii et selles mõttes võib öelda, et see oli nagu mingil määral meil pärast on mitu põllumeest küsinud, kui te 5 ei suutsid seda asja teha, et miks te ei suudaks siis tagasi need 10 või 15 ettevõtet jällegi koos tehnikafirmad ja kõik, et ei pea ju olema ainult rohelised traktorid seal, võid olla punased, kollased, sinised, teist värvi ka veel. Ja miks mitte? Lõppude lõpuks on ju see oluline, et põllumees saaks selle info kätte võimalikult mugavalt tema jaoks, mitte see, mis meile endale meeldib. Aga see osalemine, mis seal 300 põllumeest oli, no okei, jah, ma ütlen ka jällegi ausalt selle koha pealt, et minu jaoks need numbrid, minu jaoks number on number ja sellest oli siin ennem juttu, et tegelikult sa pead vaatama selle numbri taha, et jube kihvt on nagu seda vaadata, kui sa lähed sinna põllupäevale ja siis räägid nagu nende põllumeestega, kuule, miks sa siia tulid? Siis, mis ma tulin lõunat sööma, see on kõhu täis ja lähen minema. Aus vastus vähemalt, mulle selle koha pealt on mehed alati meeldi, kes ausalt ütlevad. Teine tuli ikkagi midagi õppima, kolmas ütles, et tulin nii-öelda naabriga siin juttu ajama ja kuulama, mida temal on, et igal ühel olid omad eesmärgid, aga ma arvan, et selle nii-öelda selle koguse, mis me sinna kokku saime keset suve, et see oli siiski võib öelda peaaegu pool Eesti sihukesest asjalikust põllumeeste seltskonnast ja midagi jäi sealt ikkagi külge igal ühele, kui muud ei jäänud, siis vähemalt vihmapiisad ja porisaabaste külge, aga midagi sealt külge neil jäi. Ja me teeme ka praegu selliseid asju, mida me jätkame väljapoolt selliseid projekte, mis on need suuremad. Et üks näiteks, mis meil on koostöös Jaara ja Vihuriga, mis on ühisprojekt, no see on küll jällegi tänu sellele, et meie kuskil suuremate korporatsioonide tasemel on see kokku lepitud, et peaks hakkama koostööd tegema, aga seal tihtipeale kipub olema see, et öeldakse suure hurraaga, kes lähevad ja siis on alati need rahvused nagu leedukad, kes lähme teeme kõik ära, paneme kõik kohe, esimene aasta paneme kõik toimima ja siis poole aasta pärast on ninad norgus ja öeldakse, et oi, nii palju küsimusi tuli, et me ei oska mitte midagi vastata. Me võtsime natuke teise seisukoha, nii nagu ma tavaliselt olen olnud, et kõigepealt teeme testing with animals ja siis hakkame eestlastel ka seda pakkuma, et selle koha pealt me proovisime John Deere'iga rahulikult nagu selle järgi, meil on paar Eesti põllumeest välja valitud, kelle raames me testisime ära, mis siis juhtub, kui põllumees kulutab oma aja arvuti taha ja teeb kõik need digitaalsed lahendused ära versus siis sellega, kuidas ta harjunud on tegema. Excel ette, mulle analüüs, kirjutab paberlipikule, helistab, saab. Ja mis see kulus tähendab? Et kui palju see on? Muideks ma tean Eesti keskmise palganumbrid. Põllumehed ütlesid mulle, ma küsisin juhatajate, agronoomide, kombainerite, traktoristide, lihttööliste kulusid selleks, et arvestada välja need majanduslikud tulemused, et kas selle tegelikult ka võitu on või kas see, et agronoom tegeleb 2 tundi lõunasöögi laiale vedamisega on mõistlik tegevus või mitte. Et see sõltub, et kes küsib. Ma olen alati öelnud, kui ilusti küsid, saad ka, või siis teine variant on ähvardada, ütelda, et vägivald ei ole Marekile võõras, et küllap sa ikka annad. Aga need numbrid ma sain ja ma tean täpselt praegu, kui palju makstakse agronoomile, põllumehele või lihttöölistele. Ja nagu mul üks põllumees ütles, et kas sa mulle ka need andmed jagad? Ma ütlesin, vorsti vastikku, kui sina annad mulle, ma annan sulle vastu. Seepärast, et tegelikult see nii on, ta ütles, muidu käi kogu aeg mingi palgad lehe pealt ja otsi, et kas ma olen konkurentsivõimeline või mitte. Õigete inimestega tuleb rääkida. Aga seda me tahame veel 1 aasta jätkata, et saada lõplikult aru, aga nii palju ma võin küll juba ette öelda, et me nägime, et on point olemas panustada oma tööd nendesse digitaalsesse vahendisse selle asemel, et raisata aega pärast paberitega jooksmise ja sellega. Ja seal tuli väga palju üllatavaid asju välja, et tööde mahus ei tulnudki nii palju erinevusi, töö ajakulus väetiste ette vedamisel, me oli kogu aeg stopper kõrval salvestasime, isegi pärast kütusekulus, kus oli suurem saak, et natukene läks poole euro võrra või euro võrra rohkem kütus sinna ja nii edasi. Et me seda jätkame, et jällegi sellist digitaalset tausta sinna juurde anda. Nüüd on see, kus ma lähen teise lavaserva, et räägin sellest, et need kõik jutud, mis ma siiani olen rääkinud, on sellised ilusad digitaalsed jutud ja tulevikku puudutavad, aga üht-teist me oleme ikkagi praegu sel hetkel ära ka teinud selliseid asju, mida põllumehi võiks huvitada. Ehk siis kutsusin ellu sellise asja nagu Jaara meistrite liiga ja siis me mõtlesime, et
prooviks nagu seda agronoomide tarkust, mis Jaaral on, ehk siis kõik nii-öelda Põhjamaade riigid, et prooviks need siis panna võistlema Eestimaa põldudel, kõik on saanud samad tingimused kätte, muld ja vaadata, kes saab kõige suurema nisusaagi, kes saab kõige rohkem raha endale taskusse ja mis ta selle mullaga teeb, kas ta sealt varastab või paneb nii-öelda tagasi. Ja esimene muidugi mõte mul oli selles, et teeks selle võistluse näiteks Eesti 4 edasimüüja vahel. Oi, kuidas oleks verd tahtnud näha. Et ma mõtlesin kohe, see oleks järgmine üritus, et Baltika Liinasarva, Skandaga ja Kevili agronomid oleks omavahel võistelnud, kes on targem. Jumal hoiku küll seda, see oleks nagu aastateks siin olnud siukest tuld ja tõrva lennanud, aga siis ma mõtlesin, et võtame natukene ohutuma variandi, et võtame Jaara agronoomid, ehk siis meie enda nii-öelda seltskonnad Eestist, Lätist, Leedust, Norrast ja nii edasi, lipud on teil näha ja võtame ühed Jaara klubi liikmed ka, meil on nii-öelda kohalikud põllumehed, kes on meil siuksed alati head nõuandjad. Et keegi on küsinud, et kuidas Jaara klubisse liikmeks saab, mõtlesin väga lihtne, Marekiga tuleb hästi läbi saada, siis saad, võib-olla. No tegelikult on seal natuke teisi tingimusi ka, aga see on esmane, et omavahel peab hästi läbi saama. Ja me andsime neile tingimused ette, et vaadata, et mis siis Eestis sünnib ja vaadata ka seda võib-olla, et kui targad me ise oleme oma nõuannetega, mida me anname põllumeestele. Siin me tõsi küll ei läinud võrdlema kõiki neid igasuguseid uusi digitaalseid lahendusi, sest sellega me oleksime läinud veel keerulisemaks oma asjades, me oleks toonud muutujaid liiga palju sisse. Et läksime lihtsate asjade peale. Need, kes põllumehed on, need teavad, saavad vaadata, mis siin taustaks oli, millal tehti külvid, mis oli eelkultuur, kui palju ära tehti. See on see meetod, kuidas meie seda alati kuvame, et katsed oleks alati lihtsalt loetavad ja arusaadavad, et milline oli mulla fosfori kaaliumi tase ja nii edasi. Ja kuidas seda harimist tehti ja milline see mulla lõimis oli. Selline oli see põld nägi välja. Iga riik sai siukse 2 hektari meetri. Jälle digitaalne vahend on ju. Mul nii meeldib, sõidame RTK-ga täpselt sisse kõik need põlluvärgid ja siis oli niimoodi. Loeme 36 sammu, jälle 36 ja loomulikult, mis me tegime, me panime sellega siit puusse, et see pidi 36 meetrit teises suunas. Et see esimene põllurida pidi hakkama tegelikult siit ja lõppema siia, ehk siis eksisime ühe tehnorajaga 36 meetriga, jube kihvt satelliidid, kõik siuked digivärk ja siis sammudega ja 3 hargiga ikka loed sisse. Aga vähemalt me võrdlesime pärast ikkagi 2 hektari kohta saaki, nii et need olid täiesti võrreldavad. Programmid. See on see palju juttu, mida keegi pisikest kirja niikuinii ei loe ja ma tavaliselt ise vihkan neid, et ma olen kunagi niisugustel PowerPointi koolitusel käinud ja kõik šriftmise alla 24 ja kui on rohkem kui 6 sõna ühel real ja rohkem kui 6 rida slaidi peal, siis niikuinii keegi seda ei loe ja ma olen seda ise proovinud jälgida, aga vahest ei ole mitte midagi muud teha, kui tuleb seda teha. Lihtsalt huvi pärast, mis ma siia tõin välja, oli selle kevadise lämmastiku määra, et näidata ära seda, kuivõrd erinäolised need programmid olid. Et sul on olemas soomlased, kes tegid 150 kiloga ja taanlased 170 ja leedukad 180 ja eestlased ka siin 139. Ja erinevaid norme proovisime ja ka NPKD norme, et Eesti põllumees, kes neid asju teab, siis vaatab, et kui leedukas paneb sügisel 300 ja kevadel 400 otsa, pole paha. No, väetis saab ju müüa, eks ole. Aga mõned panevad siin ainult ühe korraga 175 kilo ja kogu lugu, et need lähenemised olid erinevad ja ma arvan, et selle koha pealt oli see väga lahe õppetund ja arusaamine, et mis siis põldul teeb. Samamoodi ka leheväetised, ilmselgelt, siin on jälle kiht näha, et mida meil Baltikum teeb üks pool siin koos põllumeestega ja kuidagi see Põhjamaade pool on väga tühjavõitu siin. Ehk siis jälle näitab seda usu küsimust ja võib-olla ka erinevate nõuande teenistuste tööd, kes siis annavad mingisugust ühte või teist nõuannet, kas kasutada või mitte. Kasvuaata tingimused, lähme sinna 24. korraks tagasi, muidugi 25 aasta tulemused on meil praegu analüüsis, 26 aasta alguses meil on üks Jaara Akadeemia, kus me nendest räägime. Muidugi mitte sugugi nii odava raha eest, nagu Priia seda teeb, et me ikka kordades rohkem küsime sellest. Et aga näidata seda, et kuivõrd külm sellel ajal meil see kevad oli ja kuivõrd vähe neid sadameid oli, et meil lõpuks siin alles juulikuus tuli, lihtsalt korraks meelde tuletada, sest et see põld nägi välja nagu koera okse, nagu mina ütlesin ise, et mul oli see, et me jätame selle katse üldse pooleli ja ei lähegi sellega lõpuni, sest ma ei uskunud, et sealt midagi tuleb. Need, kes mind on kuulnud selle teema pealt, Kevili liikmed siin, kellel ma seda koolitust käisin tegema, nemad on vaid teised, ütleme, mis te arvate, palju selle põllu saaki tuli? Mitu tonni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pakun. Palju? 2. Väga hea pakkumine. Ega kaugel ei olnudki. Aga tegelikult tuli 7 tonni.
et see oli see, mis nagu täiesti lõi lambist ära ja see on see, mida nagu põllumehed küsivad minu käest siiamaale. Kuidas selle põllu pealt sai ja mida te edasi tegite, et mis juhtus, et see läks ja sellel on omad selged põhjendused ka taga ja tegelikult me seda käisime läbi. Aga nagu näha, need saagid käisid siit ikkagi sellisest 6,6 ülesse kuni 7,4-ni. Mul oli hea meel tõdeda, et Eesti tiim käes eesotsas minuga saavutas kõige kehvema tulemuse. Ma teadsin, et ma olen järelikult kõva agronom, eluaeg, vaatan põlde autoaknast. Aga teine pool, kui ma siis läksin natuke nagu edasi ja muidugi teine pool oli see, et Eesti põllumees tõmbas kogu Jaara seltskonnal mütsi pähe, sügavalt kõrvedeni. Et te võite siin oma tarkust siin Skandinaavias meile kuulutada, aga me oleme ikkagi targemad. Aga siis me läksime natukene sammuga edasi ja vaatasime, et mis siis majanduslikult tulemused olid. Igaks juhuks, et teile nii-öelda veel soolasi ja haava peale raputada siis 24. aasta viljahinnad. Et see on see, kuidas meie seda keskmist majanduslikku alati arvetame. Me võtame 15. kuupäeval alati fikseeringu. No mingil hetkel 211 suisa, aga mingil hetkel oli ka 163. Et igaüks saab nagu ise vaadata, kus see keskmine tuli. Siit jällegi see sama nõuanne, mida paljud on öelnud, et kui 15. kuupäeval igal kuul paneks midagi vilja lukku, siis tegelikult võib-olla ei olekski nii paha. Me kõik oleme need sinilinnud ja ilged börsihaid, kes suudavad seda maikuu nii-öelda tippu radabada. Aga me oleme ise nagu omakeskis siin alati jaganud ka seda auhinda välja selle kõige nõrgema fikseeringu eest, et see on pudel viskit lohutuseks selleks, et kes kõige kehvemal hetkel fikseeris ja kõige vähem raha sai. Siit oli nagu see, et mis muutus kvaliteet, et mingid asjad kukkusid sööta, mingid 4., mingid 3., ka seal mängivad väetiste ajastamised ja ka leheväetiste asjad teatud rolli. See analüütika juurde me ei lähe, aga sellest sõltus natuke see viljahind. Ja muidugi panime ka selle kulu lihtsalt sellisesse ilusse graafilisse pilti, et kui palju siis üks või teine seltsikond väetistele kulutas, et siit on näha, et kui rootslased suutsid 320 € panna ainult 16 € leheväetist, siis leedukad siin suutsid ikkagi päris korralikult. Et vahed olid praktiliselt vaata, et topelt mingisugustes programmides. Ja tänu sellele siis see majanduslik tulem jäi selline, et võib-olla see sama Eesti põllumeeste punt, kes siin küll saagi poole pealt saavutas kõige suurema tulemuse, aga kui me võtame väetiste kulu, eks ole, ära ja need lisapritsimised ja ringid, mille me arvestasime 20 € ühe ringi kohta, mis siit siis juurde tulid, siis nad tegelikult majandusliku tulemuse koha pealt, mis raha taskusse jääb, mis põllumees kõige rohkem huvitab, seal enam nagu number 1 ei olnud. Ja me, nagu ma ütlesin ka sinna, et me panime ka sellise PK tasukaalustamise kulu, et seda sama, mida siin Meiti ja ka Agrikon räägib, et kui mingitel hetkel võetakse kuskilt fosforit ja kaaliumit liiga palju ära, siis tuleb sinna seda tagasi anda, siis me arvestasime selle kulu sinna juurde, kui põllumees peaks panema kas kaaliumkloriidi või mappi sinna asemele, et saada vähemalt bilanss nulli, et ta ei vorrastaks mitte põllumehe põllu pealt. Ja majanduslik top 3 oli siin. Ja see, et nüüd kõik põllumajandusega mitte võhikud inimesed, kes ei tea sellest asjast mitte midagi, jääkski sellist mulje, et 1 hektari kohta saad 700-800 €, et mis see põllumees vingub siin, et jälle kehva aasta 3. juba järjest, siis sõltuvalt ettevõttest on see ikkagi selline püsikulu 1 hektari kohta 300-400 €. Et tegelikult see, mis sellest üle jääb, võib olla see number, mis siin on nii-öelda muid kulusid katma jääb, üldkulusid ja juhtimist ja kõike muud, aga et see ei ole nagu sugugi nii, et kõik nüüd 800 € hektari kohta. Elementide bilanss, ma vaatan aega ka korraks, veel jõuan. Elementide bilansis, nagu me ütlesime, hindasime 2 asja, kas siis fosforit viidi ära või kaaliumit viidi ära. Et me nagu siis neid, kes liiga palju ära viisid, ehk siis põllumehe põllu pealt ära varastasid natukene elemente, neid me siis karistasime nii-öelda miinuspunktidega, ehk siis rahalises mõttes. Need, kes liiga palju panid, nendele ütlesime, ise olite lollid, ei olnud vaja nii palju panna. Et muidugi sealt tekkis jälle see järgmine mõte, mida nagu oleksime võinud teha ja tõenäoliselt me nüüd ka teeme, on see, et vaadata tema mõju, järelmõju järgmise aasta saagile. Et need, kes viskasid sinna 700, palju sealt reservi jäi, kas järgmine aasta, kui terve põld tehti ühtemoodi, palju sealt nagu tagasi tuli. Et jällegi uus katse, uus asi, et on mille pealt õppida. Ja lõppkokkuvõttes, siin ei ole midagi näha, et elementide bilansis loomulikult leedukad oma suurte panustega ja Läti ja Eesti me olime siin ikka nii-öelda topis, et me suutsime sinna sisse rohkem toppida, kui me ära viisime ja põllumees muidugi plaksutas selle peale käsi, nii et me andsime talle ikkagi väikse reservi sinna ette. Ja kui me võtame kõik 3 aasta kokku, siis nagu ma ütlesin, et kuigi me saagi poole pealt olime kõik väiksemad, siis Eesti nii-öelda auhindaliselt 7. kohal, ehk siis nüüd te teate siis, kui palju minu juttu uskuda, mis ma siiani rääksin. Aga tegelikult ma arvan jälle seda, et mul selle katse pealt oli rohkem õppida kui võib-olla eelmise 6-7 aasta pealt kokku seda analüütikat ja aru saada, mida teha, sest kui te pärast neid analüüsisite neid, millal me andsime ja kuidas me jätsime 2 lämmastiku ringi vahele 2 kuud
2 kuud ei andnud süüa ja siis, kui see vili oli surnud, siis me läksime ja peksime ta jalaga, et äkki ta tõuseb ülesse veel. Ja andsime talle siis 7. juulil veel 150 kilo lämmastiku peale. No ei tõusnud ülesse. Surnud oli. Ja sealt seda saaki ka ei tulnud. Nii et selle mõttes kõik, mis oli võimalik pange panna, seda me panime. Nii et hea siukene õppimise koht oli selle kaitse peal. Aga taanlased meil tookord said selle ilusa karika endale ja Läti ja Rootsi olid teine kolmas. Nii et see oli siuke väga lahe esikolmik. Mida me õppisime sellest ja ma arvan, et see on nagu kõige olulisem pool ja kui me räägime nüüd põllumeestest ka, et ma juba korra siin tõin selle sama näite, et kui teil agronom tegeleb toiduringi laiale vedamisega, siis ta tegeleb täiesti vale asjaga. Ja see on üks asi, mis on kõikides firmades viga, kaasa arvatud meil endal. Me teeme mingid tegevusi, aga seda tagumist analüütikat pärast, mis ära pekki läks või mida me sellest õppisime, seda me kipume väga napilt tegema. Sellesse me ei keskendu, vaid see on kuidagi nii, et lähme jälle teeme seda plaane, nii nagu meil siin juttu olid, et talvel mehed võtavad siin töötoas ka, et teen kõik need väetamise plaanid ära, kõik digitaalsed vahendid, RTK-d, muud asjad, siis tuleb kevad kätte, mulla lõhneb linna, nagu hobused panevad kõik ja teevad ikka täpselt samamoodi 200-230 kilo hektari kohta ja unustavad kõik oma ilusad plaanid ära ja kogu see digimajandus lendab aknast välja. Et ma arvan, et see, mida meie siit õppisime, oli see, et käi ikkagi põldu ja vaata, mis põld sulle räägib, et sa ei saa ära minna tehnoloogiat pimesi usaldavaks, mida meie läksime tegema, sest masin ju näitas, et lämmastikku pole vaja juurde anda. Ja nagu masin ikka ütleb, siis ei lähe kah, eks ole, aga pärast saime aru, et ise oleme lollid. Mida me saime aru, oli ka see, et ei olegi küsimus, kui palju sa seda jääraväetis sinna paned, vaid hoopis millal seda paned. Ehk ajastamine on tunduvalt olulisem kui see kogus. Suudeti siin 170-80 kiloga saada ka paremad asjad kätte kui 200-ga, et jällegi seda oma põllu tundmist ja teadmist tähendab väga palju. Ära jää kinni ainult teooriatesse, seepärast, et neid jutumehi, minusugused on küll, kes käivad teile igasugused häid nõuandavad ajastuse koguste ja muude suhtes. Aga kui sa hakkad pärast ainult seda sama ühte digitaalset asja pimesi uskuma, siis sa võid väga valusalt endale näppu lõigata ja puusse panna, nii et teooriad on toredad asjad, aga nendesse ei tohi kinni jääda. Ja muidugi oluline minu jaoks on see, et sa alati on naabrite käest midagi õppida. Et meie õppisime siinkohal oma naabertiimide käest siit ümber selle Läänemere, sest tee või tina, me oleme ikkagi lõppude lõpuks suhteliselt ühtsuguste taimekasvatustingimustega. Ma pean silmas seda, et meil ei ole Sahara kõrbe ja meil ei ole sademed erinevad ja 30 kraadi sooja või kellegile, et me oleme ikkagi suht samas augus siin, et on midagi õppida. Ja ka neil oli meie käest midagi õppida. Selle tõestuseks oli see, et kui me tegime 2025, tegime uue, selle sama meistrite liigaga jätkasime, siis 7 seltskonda 8 muutsid oma programme. Leedukad ei muutnud, need on ikka sama kinni. Aga teised kõik ikkagi õppisid midagi ja muutsid omal kas siis leheväetise või muid asju. Tegelikult muutsid leedukad ka, ei ole nad midagi nii hullud. On õppelisvõimelised ka. Et nad tegelikult suudavad õppida ja kui me õpime meie oma kolleegide kogemustest ja teie oma naabrimehe tegemistest, siis see on, ma arvan, kõige suurem väärtus, mida te üldse teha saate. Ma lubasin küll, et ma ei jää aja hätta, aga mul on 1 minut ja 40 sekundit küsimustele. Andke tuld. 3. plokk on alanud valetamisega. Et mõlemad oleme valetanud 2 peale kokku, siis 4 korda põhimõtteliselt. Nii, aga küsimused. Andke käega märku, kui kellelgi on. Näed, üks mees on käsi püsti seal. See on see mikrofoni hoida. Nii, seal on jah. Kui pikaks sa hindad seda edasist perspektiivi ja kui sa hinnad seda pikemaks kui 5 aastat, mis siis 5 aasta pärast võiks olla juhtunud Eesti digitaalsel põllumajandusmaastikul? Ma hindan seda pikemaks. Ma tean muidugi seda, et kui ma tahaks, et see asi toimima läheks, ma peaks ise selle võtma. Aga ma ei ole nõus Jaaraametit maha panema ja ma tean, et need projekte, mida ma olen elus vedanud, ei ole siiamaale õnnestunud väga pekki keerata. Ma arvan, et ma teeks ka selle ära, aga ma ei taha. Sest ma nüüd tahan juba rahus olla ja jala püüda ja muude asjadega tegele mootorrattaga mööda maailma ringi sõita. Ma hindan, et sellel on rohkem perspektiivi kui 5 aastat, aga ma ütlen nii, et mulle väga meeldis üks projekti juht, nagu ma ütlesin, meil oli üks hea mees, kes tegelikult oli meil olemas ja keda me ei suutnud kinni maksta. Et selliste kohtade peal küsitakse ka 7-8-10 000 vahemikus numbreid ja seda nagu hoida, sest tema nägi seda väga hästi ütles, et 3 aastat ja see asi peab olema sellel tasemel, kus põllumees peab olema valmis
ise finantseerima seda, ehk siis need andmebaasid ja andmete ühtlustamine ja andmete võrreldavus annab talle põllu pealt suurema võidu, et ta on nõus andma silla esiteks oma andmeid, teiseks saada sealt vastu ja kolmandaks selle eest ka nõus midagi maksma. Ja ta ütles, et kui me 3-4 aastaga seda ei suuda toime panna, siis järelikult me oleme parajad ludrid ja siis see asi ei lähegi toimima. No, võib-olla ta oli natukene optimist. Et kindlasti nende suurte korporatsiooniga teades, et ma pean nendega ise tegelema igapäevaselt, see ei käi nii sujuvalt, aga ma arvan, et kui me panime kaardistasime ära need 12 erinevad kaardilevelit, mis peaksid omavahel suhtlema, alates siis põllupiiridest, mullakaardid, NPK väetamised, lämmastikud, lupjamised, kõik muud, seal oli 12 tükki kuni kombaini koristamisele. Sealt on võimalik põllumehele ära teha see, et kas suudad esimesed väikesed võidud ära teha, 2 kihti panna suhtlema, 3 kihti, 4, 5 ja siis suudad integreerida, olgu ta meil Terakese, Agriko, selle, mis see on see, noh, kes tegeleb meil põlluraamatuga. Nüüd müüb süsinikku kogu aeg, vale asjaga tegelevad. See firma, teate küll. Või siis Priia põlluraamatusse, et kui need asjad nagu oleksid põllumehele käega katsustavad võidud, siis ma arvan, et sellel projektil on rohkem kui tulevikku küll ja veel. Et me tookord julgesime ka selle ambitsiooni välja öelda, et miks see ei võiks olla Eesti esimene riik Euroopa Liidus, kus on autonoomsed kombainid ja traktori põllu peal. Miks ei võiks? Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei võiks. Ja selle küsimusega lõpetamegi. Super. Miks ei võiks? Miks ei võiks? Aitäh. Aitäh sulle, Marek. Tänud.